Mis firma paneb oma nimeks 1+ ja kas sind peaks tema telefon huvitama? Tšau! Mina olen Gert ja viimased nädal on minu taskus olnud OnePlus 5T. OnePlus on kompanii, mis teatud ringkondades tutvustamist ei vaja, kuid valdav enamus inimestele on täiesti tundmatu. OnePlus kirjutas ennast ajalooraamatusse aastal 2013 tugeva hüüdlausega Flagship Killer. Idee oli lihtne. Teha parim telefon, aga kordades odavamalt. Pragmaatiline mina küsiks ka, mille arvelt. OnePlus valis odavama turundusstrateegia. Sa ei saanud teda osta poest, vaid läbi keeruka kutsete süsteemi, mille sõber pidi sulle saatma, ma tean. Väga keeruline. Seda on tehtud ennegi, aga telefonide maailmas väga kihvt idee. See tekitas telefonile võltslikult eksklusiivsuse. Täna aga on OnePlus saadaval kõikjal. 5T on selle kevadise 5 edasiarendus. Ekraan venitati suuremaks, et sarnaneda konkurentidega. Kaamerate süsteem tehti mõistmatul põhjusel ümber. Nüüd on tele asemel kaamera, mis väidetavalt aktiveerub pimedas, kuigi see väide on siiani olnud küsitava väärtusega. Tehniliselt on 5T täpselt sama nagu iga teine 2017 lipulaev. Sama protsessor, sama hullumeelne kogus rammi, korralik aku, alumiiniumist ühest tükist korpus, 3 kaamerat, kiirlaadimine, 3-poolene headphone jack, näpuhälje lugeja õiges kohas ja üks põnev nupp küljel, mis annab võimaluse telefon füüsiliselt hääletuks panna. Tarkvaraliselt on Oxygen OS väga puhas Androidi kogemus, lisades vaid mõned vigurid, mis on üllatavalt kasulikud. Näiteks näotuvastus. Kindlasti ei ole tegemist kuulikindla lahendusega žestid ehk siis gesture'id, mis annavad võimekuse avada äppe siis, kui telefon unes, mille kallal aga võib natukene vinguda. Juhtmevaba laadimise puudumine. Selles hinnaklassis arusaadav, aga tahaks ikkagi kõigile ja kõigele. Kaamerad ja nende tarkvara ei ole kindlasti parimad turul, no aga ajavad asja ära. Enamasti uuendatakse lipulaeva korra aastas, aga Oppo teeb seda 2 korda aastas. Niiskuse ja tolmukindluse puudumine. Eestis on see tegelikult päris oluline. Android 8 puudumine. Õnneks see uuendus ei ole mägede taga. Ja teine mure, Project Treble. Nimelt on OnePlus öelnud, et 8 update'iga ei kaasne Project Treble. Ja kui sind huvitab, mis asi on Project Treble, siis arvutimaailm on teinud sellest väga hea artikli. Link all. Aga milline on minu isiklik arvamus OnePlus 5T-st? Teda nädalake kasutades on jäänud minul 2 tugevat emotsiooni. Üks on see, et on tehtud kompromisse, aga õigetest kohtadest. Need miinused ei häiri tema kasutamist. Ja teine emotsioon. Põrgu kui kiire ta on! 5T on kindlasti kunagistele Nexuse fännidele. Loodus tühja kohta ju ei salli. 5T on pragmaatikule, kes kalkuleerib jõu ja hinna suhte. 5T on tõsisele Androidi fännile, keda ei huvita Pixel 2 meeletult hea kaamera. Jaa, kui sul on OnePlus 5, siis 5T ei ole väga suur üleminek, nii et pole ka mõtet uuendada. Subscribe'i, like'i, kirjuta kommentaaridesse, millest sa tahad, et me veel ülevaateid teeksime. Aitäh!